Jumala, halastaja ja armulise nimel. Tere kõigile! Tere tulemast meie esimesse Portavosi sessiooni, mis puudutab aastat 1405. Täna on Farvardini 10. päev ja Iraani rahva vapra kaitse 31. päev Ameerika Ühendriikide ja sionistliku režiimi teemonliku agressiooni vastu. Sel aastal alustame oma kevadhooaega, samal ajal kui meie püha Iraan on pideva ja tõsise agressiooniohu all maailma kõige kurjemate režiimide poolt. See pandi maa peale. Aga nende 31 täispika päeva jooksul on Iraani rahvas selgelt näidanud, et kui asi puudutab nende kodumaad, identiteeti ja kultuuri, siis nad kaitsevad Iraani au ja väärikust hammaste ja küüntega. Jah, hambad ristis ja küüntega, omaenda hammaste ja küüntega, võimsad Kaibar Shikani ja Khorram Shahi raketid ning Arashi droonid on elavad tunnistajad sellest, et kogu võimaliku jõu ja otsustavusega lasevad neid relvi välja islami kodumaa vaprad kaitsjad. Kõigi sissetungijate vastu, kes ähvardavad meie riiklikku suveräänsust. Viimasel kuul oleme olnud tunnistajaks kõige jõhkramaile rahvusvahelistele kuritegudele. Juba esimesel päeval, kui sionistliku okupatsioonirežiimi ulatuslik sõjaline agressioon algas ja samal ajal, kui meie juhid ja komandörid olid kohal, sai Teherani linn kahjuks kohutava terrorirünnaku sihtmärgiks. Iraani lapsed, süütud ja kaitsetud Iraani õpilased sattusid rünnaku alla kõige pühamas paigas, mis peaks olema kool. Kõigi meie märtrite, meie märtrist juhi, meie vaprate komandöride ja Minaabi laste mälestuseks. Pühendame selle austusavalduse Minaabi õpilastele, nende õpetajatele ja kõigile neile, kes on ohverdanud oma elu Iraani au ja tähenduse nimel nende 31 päeva jooksul. Ja me lubame teha kõik endast oleneva, et kaitsta Iraani rahvast. Me jätkame seda teed. Täpselt nii, aitäh. Ma arvan, et kui tahame selle musta päeva sündmused kokku võtta, võime öelda järgmist. Suurim ohver Ameerika Ühendriikide ja sionistliku režiimi agressiivses sõjas Iraani vastu olid rahvusvaheline humanitaarõigus ja inimõigused. Viimase 80 aasta jooksul, alates ÜRO asutamisest, ei ole võimalik leida ühtegi sarnast juhtumit. On täiesti võimatu leida juhtumit, kus vaid 1 kuu jooksul oleks toime pandud nii kohutavaid ja šokeerivaid kuritegusid, mis hõlmavad kõiki sõjakuriteo tehnilisi kriteeriume. Inimsuse vastane kuritegu ja väga tõenäoliselt isegi genotsiid ise. See tuleneb nii agressorite rünnatud tsiviilsihtmärkidest kui ka äärmuslikust julmusest ja selgest brutaalsusest, mida nähti elanikkonna vastu toime pandud massimõrvades. Süütud inimesed. Me kõik olime selle pealtnägijad. Pidevad rünnakud ülikoolide vastu, rünnakud kultuurikeskuste vastu, kohtade vastu, mis on iga iraanlase ja iga inimese jaoks olulised. See on osa inimtsivilisatsioonist. See teos on lahutamatu osa inimkonna ühisest kultuuripärandist, olles kantud UNESCO ehk Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni nimekirja kui kogu inimkonnale kuuluv teos. Paljusid meie kultuuripaiku Isfahanis, Teheranis ja teistes linnades on rünnatud. Rünnakud haiglatele, Punase Risti hoonetele. Rünnak elamupiirkondadele. Kõik need on sõjakuritegude näited. Rünnak millisele taristule. Kõik inimesed lihtsalt lõpetavad kõndimise. Nende normaalse elu jätkumine. See sõltub sellest väga palju. Olulised energiataristud, Iraani elekter,
eile õhtul nägime, et rünnaku tõttu Teherani ja garaaži alajaamadele jäi suur osa nende linnade infrastruktuurist elektrita. Samal ajal peame tõesti kõiki õnnitlema. Need on insenerid ja Energiaministeeriumi töötajad, kes pideva pingutuse ja suure pühendumusega püüavad hoida kogu Iraani riiki alati hästi valgustatuna. Võitleme sügava pimeduse vastu nende sõprade seas, kes eelistavad musta, kes üritavad lakkamatult pidevate rünnakutega meie veendumuste vastu. Iraani energiataristuid. Häirida inimeste tavapärast elu. Me dokumenteerime pidevalt kõiki neid juhtumeid, kõiki neid kohutavaid kuritegusid. On ülimalt oluline, et nii meie kallis rahvas kui ka tulevased põlvkonnad teaksid lõplikult, et väited Iraanile antud abi kohta olid täielik farss ja täiesti alusetud. Nende kõnedest on samuti selgelt näha, et neil on probleeme Iraani identiteedi, ajaloo ja kultuuriga. Rasked solvangud, mis on suunatud üllale Iraani rahvale, nimetades Iraani rahvast hulluks, pahatahtlikuks ja jälestusväärseks. Nad pöörduvad pidevalt väga kaugesse minevikku, et õigustada tänapäeval Iraani vastu suunatud rünnakuid ja vaenulikkust. Nad ignoreerivad fakti, et Iraan on iidne tsivilisatsioon, mis on ajaloo sügavustest jõuliselt esile kerkinud ning on üks dünaamilisemaid, vastupidavamaid ja kaua kestvamaid tsivilisatsioone maal. Mõistab suurepäraselt ja teab väga hästi, kuidas oma vaenlastega toime tulla. Ta teab täpselt, kuidas seda teha. Ta teab, kuidas need vaenlased oma tahtele allutada. Selle sissejuhatusega olen ma siin, et teiega rääkida. Me oleme ette valmistanud mõned dokumendid, mida kindlasti jagame. Samuti anname need dokumendid meedia esindajatele kättesaadavaks. Nii kahjustatud kultuuri- ja ajalooliste paikade nimekirja kohta, kui ka ulatusliku tõsiste kuritegude seeria kohta, mida nad on toime pannud erinevates riigi piirkondades. Viimase 31 päeva jooksul. Aitäh! Enne kui alustame oma küsimuste ja vastuste vooru, tahaksin väga tänada kõiki meediaesindajaid, kõiki pühendunud ajakirjanikke, kes pingutavad nii palju, et teavitada laiemat avalikkust nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Tegutsedes alati julgelt, et takistada tõe matmist. Sionistlik režiim ja Ameerika Ühendriigid on selle perioodi jooksul, samal ajal kui nad panid toime agressioone ja tungisid Iraani territooriumile, pidanud meediasõda ja kognitiivset sõda, et moonutada fakte ja takistada tegelikkuse avalikuks tulemist. Et see sõnum jõuaks inimeste teadlikkuse ja tähelepanuni kõikjal maailmas. Seetõttu on teie roll tõe elus hoidmisel täiesti ülioluline. Rünnak, mida me näeme sionistliku režiimi käitumismustrina ajakirjanike ja meedia vastu, ongi osa tõe tapmisest. Eile olime tunnistajaks sionistliku režiimi rünnakule Al-Arabi võrgukontori rajatiste vastu. Selle rünnaku tagajärjel sai nende kontor kahjustada. Eelmisel päeval tõi Liibanonis aset leidnud kohutav rünnak kahjuks kaasa Al-Mayadini ja Al-Manari ajakirjanike ning ühe nende operaatori märtri surma. Ja nüüd on olemas pikk ja valus nimekiri ajakirjanikest ja meediatöötajatest, kes seisavad pidevalt silmitsi ohtudega. Umbes 3 aastat tagasi sai ta Liibanonis märtriks, tõenäoliselt okupeeritud Palestiina piirkonnas. On vaieldamattu fakt, et sionistlik režiim, samal ajal kui ta paneb toime jõhkraid rünnakuid ja kohutavaid kuritegusid mitmel pool okupeeritud Palestiinas, on loobunud kõigist neist põhimõtetest ja tavadest, sealhulgas halali omast.
ja see muret tekitav olukord ei lõpe, vaid jätkub, kuna pidevalt jälitatakse ja rünnatakse suurt hulka ajakirjanikke ja meediatöötajaid, kes töötavad väsimatult. Meie kohustus on rääkida ja teie kohustus on neid reaalsusi paljastada, et rahvusvahelise kogukonna südametunnistus ei jääks kõigi nende kuritegude ees tundetuks ja apaatseks. Viimase 2 päeva jooksul paljudes Ameerika Ühendriikide ja Euroopa linnades aset leidnud sündmused on väga olulised. Avalikkus mõistis väga selgelt, et see sõda on ebaseaduslik ja agressiivne sõda. Mitte ainult Iraani, vaid kogu piirkonna ja kogu maailma stabiilsuse vastu. Aitäh! Seetõttu on vaja jätkata seda teed, mis viib tõe selgitamise ja paljastamiseni. Lootuses, et maailma avalikkus mõistab üha enam kriisi, mis tuleneb Ameerika Ühendriikide ja sionistliku režiimi ahnusest ja kuritegelikkusest.